head ettevõtjad, vaatasin ka osalejate nimekirja ja siin oli väga erinevate valdkondade esindajad, alates siis põllumajandussektorist, plastitootmisest, inimeste arendajatest kuni ka puidufirmadeni välja ja lisaks muud. Mul on täna hästi hea meel olla teie juures, sest täna ma olen tulnud enda juurte juurde. Minu ema on Raplamaalt pärit ja mul ei ole midagi kaunimat mäletada, kui olid need lapsepõlvesuved Raplamaal. See oli siis enne kooli, peale kooli ja need mälupildid on minu sees väga tugevad siiamaani. Nagu öeldakse, et kõik on pärit enda lapsepõlvest, nii ka mina mäletan siis seda juuni alguse, veel olid meelespead, olid hiljem floksid, olid alguses sirelid, olid võrkik, oli vanaema, vanaisa ja samas oli siis selline müstiline koht nagu Kädva pood, kus aeg-ajalt siis mul oli võimalus minna kummi ostma ja vahel isegi filmi näidati Kädva vanas koolimajas, et need on sellised väga-väga eredad asjad. Ja see, mida ma praegu rääkisin, oligi nagu minu lugu, minu lapsepõlve lugu, mida ma mäletan. Ja nii on teil kõigil teie lood, teie lapsepõlve lood, teie juurte lood, kus te olete pärit, kus te olete siia ilma tulnud ja millega tunnete enda seotust. Lisaks sellele loole on meil kõigil mõned muud lood, meie perelood, meie töökohalood, meie õnnestumiste lood. Teine lugu on seotud Fontesega ja Fontesesse olen ma jäänud üsna kauaks. Olen seal töötanud 21 aastat ja kes väga võimalik absoluutselt ei tea sellist ettevõtet Tallinnas, siis see on tõesti nagu ees sai mainitud, et üsna vana ettevõtte Eesti mõttes. Me oleme vanim personali otsingu firma, järgmine aasta saame 30-aastaseks, aga me sugugi ei otsi ainult inimestele, ettevõtetele personali, vaid meil on 3 suunda. Me otsime inimesi, me arendame neid talente tänapäeva keeles, juhte, töötajaid, koolitame, mentordame, coachime, karjäärinõustame, hindame juhtide kompetentse ja lisaks oleme siis 24 aastat tegelenud palgauuringutega. See on minu ettevõtte lugu. Minu ettevõtte maksab mulle palka, maksab õigel päeval, lubab mul minna koolitustele, pakub spordisoodustust ja veel mingeid asju. Ja mulle meeldib väga mu töö sisu, ma olen rahul. Siit edasi minnes, kui korraks võtta laipilt ette, siis tõesti tööturu ja töösituatsioon on ju muutunud viimastel aastatel kiiremini kui kunagi varem. Ja mis need võib-olla 4 punkti, mida siis Maailma Majandusfoorumil on välja toodud, täna oleme Raplamaa foorumil. Need 4 kõige olulisem punkti ongi selline, et tõesti demograafilised suunad on muutunud, ehk olgem ausad, me töötamegi surmani. Teiseks siis digitaalsed muutused, tehnoloogia, väga kiire tehnoloogiate areng. Võib-olla teil on ka kellelgi robot juba kuskil ettevõtte nurgas, kas kellelgi on juba noogatab kohilla veneer. No võt. Ja 3. oluline trend on siis need muutused. Need muutused ei ole tõesti, et neid tuleb harva ja 3 aasta tagant, vaid muutustest on saanud normaalsus. Muutused toimuvadki kogu aeg väga kiiresti. Ja viimane muutus on nüüd ka väga seotud meie teemaga, ehk see on siis nagu muutunud ootused tööandjale. Millist juhti tahetakse, millises organisatsioonis tahetakse töötada. Ja siin on tõesti, võib-olla teil on teised kogemused, aga tõesti oodatakse tööandjat väga palju ja vahel võib-olla tööandjat tunneb ka, et on täitsa plindris, kes tahab kõrgemat palka, kes tahab paremaid tingimusi. Lisaks sellele oodatakse juhilt ikkagi seda kaasavat juhtimist, tagasiside andmist, tunnustamist, paindlikke töövorme ja nii edasi. Et juht peab olema üsna žonglöör nende asjade vahel, mida kõik temalt tahetakse. Ja kui siis ka selline rahvusvaheline tuntud konsultatsioonifirma nagu McKinsey on teinud prognoose, on teinud neid ka Eestile ja seal aasta 2017 on öelnud, et 13% praegu Eesti suunal prognoos praegu olemasolevatest töökohtadest kaob.
Seda võib kurvalt võtta, aga samas kogu aeg sünnib uusi töökohti, positsioone juurde, töösisu muutub, ehk siis võtame kas või IT-sektor, kus tõesti meie palgatiimi inimesed peavad iga aasta tööperede kataloogi ümber vaatama, sest lihtsalt tekivad uued töökohad. Ja veel on öeldud siis samade autorite poolt, et kui see asi läheb nagu edasi nii, siis aastaks 2027 näiteks Ameerikas, kui see ettevõtjate arv kasvab samas tempos, on üle poole juba iseendale tööandjad. Et see töösuhe, töökultuur, töömaastik tõesti kogu aeg muutub. Ja täna pidime rääkima ja ma lubasin rääkida natukene juhi rollist, tööandja brändist, ehk siis milline see tööandja maine on. Ja alustaks siis sellest, et te olete kõik nagu enda ettevõtte saadikud, ükskõik kas te istute täna siin ja olete juhi rollis või te olete töötaja rollis kuskil ettevõttes, siis te kõik olete oma ettevõtte saadikud ja öeldakse, et kõige rohkem nagu usutakse tööandjast seda, mida räägivad seal ettevõttes praegu töötavad töötajad, üle 50%, kuskil 52%. Aga kõige tähtsamad visiitkaardina või lausa öelda vapiloomana olete teie ise. Teie, kes te veate neid ettevõtteid ja te olete palju suuremas tähelepanu fookuses, kui te võib-olla ise arvate või oskate aimata. 21 aasta jooksul arvan, et ma olen vist näinud sadu organisatsioonide juhte, tuhandeid kandidaate ja tegelikult on väga põnev jälgida, mida nad räägivad oma tööandjast või mida tulevad tööandjad räägivad, missugune organisatsioon meil on. See on uskumatult põnevad lood. Ja mida siis räägitakse? Kohe ma palun teil teha harjutuse, aga kui töötajad tulevad või tööandjad meie majja, siis nad räägivad erinevaid nüansse, samamoodi räägivad kandidaadid oma tööandjast. Ja olgem ausalt, alati ei lähe need asjad kokku. See, mida räägib ettevõtte juht ja see, mida räägib sealt ettevõttest pärit töötaja. Ehk siis, kui te liigute enda ettevõttes, enda ettevõtte ümber, enda maakonnas, Eestis mingil üritusel, te olete kas või naabri sünnipäeval, teid kohutavalt palju jälgitakse. Teie osas vaadatakse seda, kuidas te räägite, kuidas te istute, kuidas te astute, milline maja teil on, mis autoga te sõidate. See on kõik täiesti tähele pandud, ära märgitud, fikseeritud. Ja samas, mida väiksem kogukond, siis loomulikult levib ka nii-öelda see mitteametlik informatsioon väga kiiresti, kuidas räägitakse mingist tööandjast, kas ta maksab palga õigel päeval, kas ta peab oma töölisi meeles, kas ta õnnitleb neid sünnipäeval, kas seal ettevõttes on stabiilne töötajaskond või inimesed jooksevad. See kõik on väga-väga avalikkuse fookuses, teid pannakse tähele. Ja nüüd siis ma palungi, mina rääksin natuke enda juurdest ja rääksin enda ettevõttest. Jätsin ütlemata selle, et Fontes tähendab vanakreeka keeles allikas, nii et ma loodan, et ma olen täiesti õiges kohas. Ja olge head, pöörake pea enda ühe naabri poole, ükskõik valige, kus sobivam naaber teile on. Ja mõelge üks hetk ja siis alles rääkige ja räägite vastastikku. Ja teema on järgmine. Mis on 3 asja, mida ma räägin enda ettevõtte kohta? Me ei räägi praegu pool tundi. Te mõtlete, valite 3 asja ja räägite. Tead, minu ettevõtte on eriline selle poolest. Mis seal visiitkaardil on? Seda ei olegi vahel nii kerge kiiresti öelda, aga samas need laused peavad nagu mantra peas olema, sest iga päev ka täna kohtate siin võib-olla mõnda inimest, keda ta ei ole varem kohanud. Tänane teema on ka tööandja bränding ja see ongi hästi seotud sellega, mis te enda ettevõtte kohta välja tõite. Ja tööandja bränding on umbes 20 aastat vana termin, mis siis algas ühest Amber ja Barrow artiklist 1996 aastal ehk üle 20 aasta ja seal tehti esimest korda juttu ka nagu tööandja väärtuspakkumisest. Ja mis asi see on?
Ja öeldakse, et see on siis nagu kõige parem klapp tekib siis, kui nagu tööandja pakkumine, mida ta pakub oma töötajatele ja selle töövõtja ootused ühele tööandjale langevad kokku. Ja ma ei tea, kui palju te igapäevaselt mõtlete, et mida üldse töötajad võivad oodata. Nad ootavad, eks ole, palka ootavad, siis ootavad, mõned inimesed ootavad karjääri, mida siis on võimalik teha suuremas ettevõttes, mõni ootab lausa rahvusvahelist karjääri, mõni ootab väga head tiimi, mõni ootab tunnustamist, mõni ootab stabiilsust, mõni ootab reeglite pärast tööd, mõni ootab spontaansust, vabadust, loovust. Asjad on väga erinevad, mida inimesed ootavad. Ja kui teie tööandjatena suudate selle koodi või DNA ära lugeda, mis siis, kes see minu inimene on, siis tuleb see kõige parem klapp. Olgem ausad, võib-olla ma olen utopistlik, et kui on väiksem piirkond, siis võib-olla tulebki lihtsalt vahel võtta seda, kes võtta on. Sest inimesed ei ole valmis kaugele tööle sõitma, kuna see nõuab ekstra kulusid vahetevahel pluss ajakulu ja muud asjad. Või on mingid perekondlikud põhjused, miks kaugele ei saa käia. Ehk neid hea tööandja ja töökoha tunnused võib olla väga erinevaid ja tõde on selle inimese silmades. Aga tõde on ka see, et palk ei ole sageli siiski ainuke, kuigi ta on väga oluline töölkäimise komponent. Ja näiteks kuulsin hiljuti, ma ei saa selle ettevõtte nime öelda, mis on ka nagu brändinguga seotud teema. Üks tööandja rääkis, et tema pakkus esimest korda enda ajaloos võimalust väljuda raha eest ettevõttest. Ja ma ei räägi koondamisest. See ettevõtja pakkus oma töötajatele, kuna oli hiljuti olnud pühendumise uuring ja ta märkas, et seal ei olnud nagu kõikidel pühendumus väga suur. Ja mida ta tegi? Ta tegi pakkumise. Ta ütles, mõelge palun, kas te tahate olla siin ettevõttes. Kui te tunnete, et see ei ole kõige õigem koht teie jaoks, 2 nädala jooksul andke teada, te saate 2 kuu palga ja te saate minna. Ja teine tingimus, te ei saa mitte kunagi enam siia ettevõttesse tagasi. Ma ei ole kuskil kuulnud sellist pakkumist. Kas te olete kuulnud? Ma maksan sulle raha, et sa lähed ära. Ja see ei ole koondamine, see on täitsa tööseadusest nagu lahus olev asi. Just. Aga teilt ma küsin, et mida teie siis teete iga päev selleks, et teie ettevõtte oleks see mainekas sinna, kuhu tahetakse tulla. See, kellest räägitakse head. Sest isegi kui te vabastate kellegi inimese, siis tekib lumepalli efekt. Head räägitakse tavaliselt vähem. Aga kui inimene läheb ära pahameelega, siis seda lumepalli efekti on uuritud. Ta räägib vähemalt 20 inimesele, kui kehv ja jube see tööandja oli. Et see on nagu tõsine oht teie ettevõttele, kui te siis aasta, 2-5 pärast veel ka püüate leida inimesi, sest see kuvand on kuidagi levinud, isegi juhul, kui see tööandja, töövõtja natukene on luisanud. See on kohutav oht teie ettevõttele, mis tähendab seda, et te peate väga mõistlikult, viisakalt, tasakaalukalt enda inimesi ära saatma, kui te seda teete. See ei tähenda seda, et kui teil on inimesi, kes puuduvad töölt või tarvitavad alkoholi, et te siis ei tohi neid vabastada, et hoiame kuvandit, hoiame kõik töötajad alles. See ei tähenda seda. Teie peate tegema ikka enda juhi otsuseid ja õigeid ja parimaid otsuseid. Kui inimene ei käi tööl, siis lõpuks ta tuleb vabastada. Ja mida oleme siis nagu seoses tööandja brändinguga märganud Fonteses, et meil on andmebaasis kuskil umbes 54 000 inimest. Ja samas tööandjad siis otsivad inimesi juurde ja olgem ausad, vahel on mõnel ettevõttele väga raske leida inimest. Selle ettevõtte kuvand avalikkuses on kehv ja seda ei saa Fontes muuta. Ükskõik kui suurepärased kandidaadid me leiame, kui nad ütlevad firma nime kuuldes, et teate, sinna ma küll ei lähe. Kas te üldse teate, mis jamad seal ettevõttes on? Ehk siis tööandja kuvandit ei saa mitte keegi teine tööturul muuta, kui te ainult tema ise, tema töötajad, tema tegemised. Ja kui veel mingeid uuemaid nüansse rääkida, siis üha rohkem lähevad ka just suuremates ettevõtetes nii-öelda moodi kombineeritud rollid, et enam ei otsita nagu inimest
puhtalt ühe oskusega, vaid pigem tehakse töökoht ringi, kui see inimene on hea ja teda tahetakse enda juurde saada. Et selline paindlikkus vastavalt tööturu võimalustele, praegu on meil kindlalt häid inimesi ju puudu Eesti Vabariigis, siis seda ikkagi kohandatakse see roll ümber, et saaks selle hea inimese endale. Ja lisaks sellele, mida just nooremad põlvkonnad, ma räägin siin Z ja Y generatsioonist, Y algab sünniaastaga umbes 82 ja Z siis sajandi lõpp või sajandi algusest erinevate allikate põhjal, siis nemad küsivad üha rohkem juhi kohta. Et meie majas on täiesti tavaline, et tuleb kandidaat, jõuab lõppvooru ja lõppvoorus ta, kandideerimise lõppvoorus ta siis ütleb, et ma tahan kõigepealt seda juhti näha. Ja üleüldse, et kas teil on selle juhi CV ka, et ma üldse vaatan, kas ma tahan tema juurde minna. Et väga nõudlikult suhtutakse nagu sellesse juhi isiksusse, kui atraktiivne eestvedaja ta on, kui haritud ta on, kas tal on silmaringi, kas ta nagu viib, et edasi on nagu värskete vaadetega ja edasipüüdlik. Et seda aastaid tagasi veel üldse ei olnud, et keegi oleks kangesti uurinud, et milline see juht on. Pigem taheti tööle saada, eriti kui oli tööpuudust rohkem. Ja ma arvan, et minu aeg hakkab vist läbi saama, mulle juba noogutati. Et ma tõmban siis enda otsad koomale sellega, et ma kutsungi teid üles mõtlema neid sõnu, laused, mida te ütlete neile inimestele, keda te tahate enda majapidamisse tuua. Mida te ütlete? Võib-olla jätate ka midagi ütlemata, aga mis on need peamised asjad, miks ta peaks tahtma teie juurde tulla? Lisaks sellele, et see on töö ja on palgapäevad. Ja juhtimiskultuur on tõesti see, millega üha rohkem tegeletakse. Siin ka erinevad majanduse uuringud ütlevad, et tegelikult, miks Eesti majandus ei ole veel edukam. Üks põhjus on see, et just see juhtimiskultuuri tase. Aga ma usun ja loodan, et teie olete siin ohukutsu küünis, need kõige õigemad, paremad inimesed maasool ja soovin teile palju edu talentide enda juurde meelitamisel ja enda arendamisel juhina. Sest kui teie arene, siis ka teie tiim kolletub. Aitäh teile!